selle kohta on kellegi küsimusi. Eelarvekomisjonis oli nagu 8 liiget. Sellega see tulnud, et Lembit tegi meile ettepaneku meie eelarve majanduskomisjoni 8-liikmelise koosseisuga siis, kui ei olnud veel seda otsuse eelnõu ettepanekut, et moodustada selliste arvudega siis komisjoni, liikmete arvudega komisjoni. Jah, see tuli peale seda. Siis ma kirjutasin veel vahepeal kirja ka, et selline olukord on, et kuidas me nüüd selle lahendame. Et see ongi teie otsustuskoht ja teie volikogu pädevuses, kuidas te need komisjoni liikmete arvu määrate. On see siis 7 või 8, ilmselgelt ma arvan, et väga suuri komisjoni ei ole ka Eestis moodustada, et 15 liiget, et see on liiga suur. Ma ütlen lihtsalt selle eelnõu kohta, et eelnõu üldse täpne määratlemine, see 7 inimest segadus. Nüüd öelda üks, et ma vaatasin täna ära, palju me siin komisjonides on, meil on 7 liikmest inimesed, meil on suur hulk väljastanud inimesi komisjonides ja samal ajal nüüd me sellise reegli teeme, mida oma inimene on sinna volikogu liige ei saa asuda. Mõnel pool näiteks on Viljandis on vist öeldud, et pooled volikogu on kuni 12 liiget, aga vähemalt pooled on siis volikogu liikmed. Või on see tingimuslik määratus, et volikogu liikmed peavad saama osaleda töös. See tuleb koksist, nad peavad saama osaleda. Ja täna on niimoodi, et tegelikult on komisjonid täis, liiksin kokku, sellised nii palju isegi ruumi ei ole, et meie inimesed saaksid komisjonidesse minna. Me ei täida seda koksi ja seda mõtet ja samal ajal meil on seal, ega seda proportsiooni ka ei täida. See on see, et meil peaks olema vastavalt meie valimisliigid, erakonnad, nende proportsioonid. Ma võin teile öelda, seda on, et kui meil on suhtena oleks, siis kui 7 inimest oleks, siis oleks see 4,3 on, see on siis koostööle, 1,7 on kogukonna häälel, 17 koostöös, seda majanduskomisjonis peaks olema 1,7 inimest siis kogukonna häälel. Kuidas? Reformist 1. Kui meil on 8 inimest, siis meie matemaatika puhul jagunes aru hästi, see on ainult meie puhul, sellise valimistulemuse puhul, siis on 5 inimest on ühest, 1,9 ehk 2 on siis järgmist, 1,1 on reformist, see jagunemine selline. Mis saab siis nendest inimestest, kes on komisjonidest, kes ei ole volikogu liikmed? Kas me peame välja arvama? Kas me peaksime selle eelnõu sisse kirjutama? Muidugi on üllatunud see eelnõu tuli, et ma oleksin hea meelega sellist eelnõu kindlasti komisjonis arutanud, et sellega oleks veel üldse liigutada, sellega oleks kiirustama, sest et ma arvan, et komisjonis väga hea täiendus on, mis rahvas kõiki neid koksist tulenevaid tingimusi. Selles mõttes selle eelnõuga ju mitte midagi sisuliselt ei muuda. Kui me siiani oleme hea tahteleppe järgi seal otsustanud, et meil on 7-liikmelised alatised komisjonid, siis hea tahteleppe vaimus on täpselt samamoodi see eelnõu otsus samamoodi jätkata. Ja muidugi see, kas siin võib kuulda liikmesse komisjoni? Seda ei ole kuskil keelatud. Aga see enam tähendab seda, et praegu on osad inimesed on liikmeskomisjonis ja samal ajal ma tean, et kahte kohvavalku seal komisjonis ei ole, nagu 7 pisut enam kehtestada. Täna on meil komisjonis 2 kohta kindlasti olemas, Ma korjasin info eile volikogu viimastest otsustest ja vaatasin, kes meil komisjonis on. Üldiselt ma eksin. Majanduskomisjoni tean, meil on 7 inimest, nendest Perit Kruuse, Kerstin Kattai, Kuldar Küpper, Aare Kolt, Taivo Välismets, Taivo Indissaar. Taivo on 2 komisjonis, eks ole. Hariduskomisjon, Tambet Sova, Jüri Hansen, Herman Kalmus ei ole, Kertin Kink, Anneli Kunda, Madis Andvaru, Kuno Tintus ja 4 viimast ei ole mingi volikogu liikmed. Erma Kalmus on või ei ole liige?
ei ole. Margus ei saa juba jupp aega nii olla, sest nad on vallavanemaks, et selles mõttes see tänane ettelugemine midagi ei aita, täna ju kinnitataksegi komisjonide nimekirja tuua. Et on vabanenud nii Elman Palmuse koht, kui tänase Tiit Kruusimäe tagasiastumisega on vabanenud koht sotsiaalkomisjonis, et need vabad kohad on olemas. Et iseenesest see on niimoodi, et komisjoni ettepanek, kes kuulab komisjoni tegelikult fraktsioonidega, inimene ise võib avaldada soovi, aga tegelikult fraktsioon või siis valib liit, paneb oma inimesed. Võib, kui võtame meie põhimääruse ka ja loogika ongi see ja mingi mõttes on see vaidlus selle tõttu, et 2017 me ei ole neid otsust teinud sellisena. Loogika on see, et kõigepealt volikogu moodustab komisjonid ja otsustab, kui suured nad on. Ja siis arvutatakse selle piires. Et praegu me hüppame, kui me räägime sellest, et millised komisjonid, kui suured ja samal ajal milline see koosseis on. Tegelikult see loogika on nagu väga õige, täpselt nii, nagu ta nüüd päevakorras on. Ja tegelikult minu meelest need 7 komisjoniga, minu kogemus, ma olen kõigil ühes komisjonis, et need toimivad, et neil juhtimis, ütleme sellises teaduses või praktikas on ka ju see põhimõte, et 7 alluvat ja see on teatud loogiline, psühholoogilised ja inimkäitumised põhjused. Et kui me oleme kokku leppinud ja need on 2 aastat toiminud ja ütles, et meil komisjonis töötavad normaalselt, ja tegelikult vabu kohti ju on praegu. Kus ma olen kõigis komisjonis? Hariduskomisjoni nüüd üks on need? Hariduskomisjon on oma täidatud hetkel, sotsiaalkomisjon on oma täidatud. Aga ma küsin ikkagi mitte olevat 7 liiget. Meil ei ole kuskil need kokku leppinud. Headate leping ei ole. Aga mille alusel? Headate leping on kõik muud. Kes see seda mõtles? Minu headate leping ei toimi, selle toimib, ei ole kinni peab. Et ära praktika öelda ära sellise aluseks too, et siin oli igasugune muid aluseid. Headate leping on 0 seoses selle kogu selle protseduuri. Ma täiesti 0, sest teil oli teine leping. Mis ütleb mida? Et allakirjutanute seisukoht on, et välja arvatud isiku nimedes headate leping kehtib. Kuna headate lepingule kirjutasid kõik alla individuaalselt. Siis ei saa kirjutada üksikisikuna, aga kehtetuks muud. Ei, aga headate lepingust ei ole kinni peetud ja need punktidest, millele nad alla kirjutasid. Ei hakka selle üle vaidlema. Ei hakka jah, ei tahaks nende inimestel on komisjoni koht olemas. Tänasel praktikad ei ole, sa ütlesid, et on sotsiaalkomisjon. Mul on siin Andri Simusta, Tere Soopa, Tiit Kuusimäe. Kes on teinud avalduse ja komisjonist välja astunud, nii et me ei hakka siin ajalooga tagasi kerima sinna. Kui 2 aastat tagasi leidsite, et 7 liiget komisjoni on piisav ja see piir sai kehtestatud, siis täpselt samamoodi on see piisav ja võimalik ka täna. Et kui rohkem ei ole sel teemal küsimusi, siis panen eelnõu... Ettepanek eelnõu. Jaa, palun. Te küsite, mina olen ka seda meelt, et piivad 7 liikmelised olla. Et ütlema ei tugi headalt lepingule ja see on teine, see on kunagi päris normaalne. Ja kui nüüd oli volinik, kes tahab kuuluda komisjoni, tal on see õigus, siis ta võtab selle kohe leidma. Ja see ongi võimalik. Aga kui mul on see, et meil on komisjoni koosseisu veel, meil on öeldud, et komisjonis ei ole vallavalitsuse ametnikke, kuskil on päris kirjas olev vallavalitsuse liikmeid, aga kui oleks see ka ei ole normaalne, kus vallavalitsuse liikme on komisjonis liige ka. Et see on mõte nagu võimude lahendusele. Ei absoluutselt mida? Ei ole üldse lubatudki. No aga praegu on kandidaat tulnud. See meil on vallavalitsuse Kalev Sekkus on siin ka komisjonis ja vallavalitsuse liige. Okei, me jõudsime praegu selle liikmeteni, aga see on selle juures. Ainult, et siis peaks Reformierakond tõenäoliselt
enda esindaja välja, sest ta on ainukene Reformierakonna esindaja arengukomisjonis. Mina olen valmis selles mõttes tegema vajaduse muudatust oma komisjonis, kui volikogu liige keegi vajab kohta. Sest arengukomisjonis on päris palju neid, kes ei ole volikogu liikmed ja ikkagi sellisel juhul me peaksime, või vähemalt mina olen küll valmis tegema volikogu liikmena koha oma komisjoni. Kas on veel küsimusi? Teine küsimus on, üks küsimus on veel, et kas volikogu liige saab korraga olla 2 komisjonis või see, no saab ilmselt, aga kas see on paraku okei või võiks olla midagi teist lahendada? Seda otseselt ei sätesta mitte ükski seadus. Võib olla kõikide komisjonide liige. Kui selline kokkulepe on, selline vastus on, siis miski ei saa ja seda tagasi. Võib ikka, peast olla tagatud võimalus. See on tore koht mõnes komisjonis. See on tagastada iga volikogu liige. See on tagatud. Iga volikogu liige, kes tahab. Neli alates komisjoni korda 7 on 28, pluss meil on revisjonikomisjon, on 2 liiget juurde, see on siis 30, meil on 21 volikogu liiget, et ei ole võimalik olukord, et kõik volikogu teha. Või see aluks, et need korrad on kurmärjad inimesed on täimine kohal. Tänavad on päevad on suure. Täpselt samuti on valitsuse liikmena olnud komisjonis Roome Ump, siis ei ole see probleemi tekitanud, et meil ei ole siiani sellest probleemi tulnud. Aga see on siis ka probleem. Tulen ikkagi selle juurde tagasi, eelnõu number 223 ja panen selle eelnõu hääletusele. Põhja-Sakala vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, kes on selle poolt, et eelnõu esitatud kujul vastu võtta, palun päeva. Kes on vastu, kes on erapooletud, 2 vastu, 2 erapooletut ja 17 poolt häält. Sellega on eelnõu number 223 vastu võetud. Päevakorra järgmine punkt. Eelnõu number 224 Põhja-Sakala vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine. Teen ettepaneku nimetada Põhja-Sakala valla haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks Kätlin Henk, Heilika Ressler, Anneli Undla, Aire Levandi ja Tõnu Aalasalu. Aire nime kodul täpustame, Aire Levandi, ilma itle.
on selline oht, et kui me selle otsuse võtame vastu, tunnistame eelmist koosseisu kehtetuks ja näiteks järgmised eelnõud, mis meil tulevad päevakorras järgmised, ei saa vastu võetud, võib juhtuda, et meil ei ole komisjone koos koosseisuga. Et minu ettepanek on see, et see oleks nagu tehniliselt need riskid õigustehnilist maandatud ja tunnistada siis selle otsusega kehtetuks see 30. novembri 2017 aasta otsuse number 13.11, millega siis kinnitati just haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis. Ja niimoodi siis iga koosseisu kinnitamise puhul, et meil ei tekiks sellist juriidilist probleemi. Vaakumit, et ettepanek on siis lisada sinna otsus number 13 järele otsus number 13.11, millega siis vanas otsuses just nimelt haridus- ja kultuurikomisjoni koosseis kinnitatud. Et panen selle ettepaneku hääletusele, kes on selle poolt, sest punkti 2 esitatud kujul täiendada. Kes on poolt, on käega märkama. Aitäh. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 2 erapooletut ja 19 poolt häält. Nii et sina said siis täiendatud teist punkti nii, et kehtetuks tunnistame selle otsusega ainult eelmine kord valitud haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisu, mitte kõikide komisjonide koosseisu. Et see muudatus. Ja nüüd 1.7 ma saan aru, et Tõnu on tegelikult nõus. Aga kas võiks ikkagi tähendab, et me vähemalt vaatame kõik komisjonid ära, et me igal poole saaksime kõik volikogu liikmed. Täna me ei teagi, selles mõttes... Me ei saa seda ju kuidagi teha selles mõttes, et me kinnitasime ära päevakorra, me läheme päevakorra järgi edasi, eelnõu 224 me kinnitame vastavalt hääletustulemusele või siis mitte haridus- ja kultuurikomisjoni poolt. Ma tegelikult tahan tähelepanu juhtida, et räägime läbipaistvusest ja inimestega rääkimisest eelnevates, et nakatatud on püsti siin, ta ei ole esitanud kandidaadi, kellega ta ei ole läbi rääkinud, ta on välja visanud komisjonis need kandidaadid, kes sinnamaani kuulusid, pole neid teavitanud, mis põhjusel nad sealt välja arvatakse, et kas see on päris okei. Ei ole teavitanud? Ei ole teavitanud, ei tea keegi nendest, kes enne olid ja nüüd on välja. Vabandust, tähendab seaduse järgi tulenevalt, eks ju, kui valitakse komisjoni esimees, ütleb, et komisjoni esimees esitab koosseisu. On nüüd. Ja seda ma nüüd inimestega on räägitud, välja arvatud Tõnu. Ja nüüd, kuidas ma teavitan neid inimesi, kes enam ei kuulu komisjoni? Enne, aga võib-olla volikogu võtta otsust vastagi. Või siis? No kui ma teavitan, et... Sa teavitan, et sa esita kandidaadid seda. See oleks inimene, kes on lihtsalt visakas, muu midagi. Loomulikult, sa ei ole midagi valesti teinud. Ütleme veel kord ära, et seda, et ma ei esinda kandidaadiks, võib-olla peab teavitama, aga ei saa ju teavitada enne inimest, et sa enam ei kuulu komisjoni, kui ei ole volikogus vastu. Kes sina komisjoni minul ei oli? Ma tegelikult ei saa selles mõttes aru, et... Mis nüüd on raske siis võtta kõik need 4 komisjoni arutada läbi rahulikult, et kus need inimesed siis koha saavad, mitte niimoodi panna, et inimesega ei ole läbi räägitud, volikogus pannakse siin ühetud päevakorda punkt. Nüüd ma sind teavitan. Kas see on nüüd siis väga okei? Küsin jälle mingi demagoogilist küsimust. Küsin hästi normaalset küsimust. Ei, ma lihtsalt küsin. Mina praeguse komisjoni esimehena paluksin 5 minutit pausi, et sellest asjast nagu sotti saada. Et tegelikult, kui ma olen ka komisjoni esimees ja mul oli vaba koht seal, siis keegi nagu isegi ei tulnud komisjoni liikmed või ütleme volikogu liikmetest pakkuma, et ma tahaks seal olla. Loomulikult ma rääkisin ühe inimesega läbi, võtsin ta oma sellest ja nüüd on äkki niimoodi, et nüüd hakkame neid asju jälle ümber muutma. Et selles mõttes mina saan ka aru inimlikult, et inimestega räägitakse läbi ja siis saab nagu, praegu mulle tundus see ka praegu kuidagi, ma ei saa praegu hetkel aru, mis seda ausalt öeldes. Küsimus on näiteks hariduskultuurikomisjoni puhul juba selles, et enne oli see tasakaal veel rohkem paigast ära. Reformil oli 2 kohta, mida ta kuidagi olla ei saa. On päris loogiline, et see üks peab selles mõttes kaduma. Et ega siis, kui me tahame täita RUKS-i ja kõiki muid kehtivaid korda
täitma kogu aeg ja iga otsust vastu võtta, sest miks me siis valikuid teeme. Ja see, et see on teie, meie kõigi ühine soov, et nii-öelda eelisõigus kuuluda komisjoni on volikogu liige, kui ta seda soovib. Kui ta seda ei soovi, siis loomulikult saab võtta nii-öelda väljast inimesi komisjoni. See kõik on õige, praegu tekkis küsimus hoopis sellest tarvituse käitumisest. Tõmbule oli komisjoni, need, kes välja arvatakse, neid ei ole. No, ma arvan, et igaüks meist saab aru, et viisakas on see olnud öeldud, ei esitasid enam kandidaadiks. Loomulikult ei peaks teha. Ja täpselt sama viisakas oleks ka härra Kruusimäe tahtsin komisjonist ära minna, et no igaüks sai aru, miks ta sealt ära läheb, just sellepärast lähebki, et on vaja jälle koht teha. Rääkige inimeste moodi, mitte lihtsalt ärme lähme volikogus. Mina võtame 5 minutit pausi, et me saaks aru. Pikemalt kui 5 minutit, aga lähme selle teise päevakorrapunktiga edasi. Minu otsus on jah, et ma ei soovi osadada selles komisjonis, vaid ma olen avaldanud soovi Eesti komisjoni osatöös. Seda mulle ja see on kaasati tänase volikomisjoni päevakord koos eelnõudega, mis seal eelnõus oli hariduskultuurikomisjonis 6 nime. Loomulikult on see näol, et 7 teil ei ole, kuna see oli see Hermani koht. Küsimus on see, et miks ei võinud juba siis saata õigete nimedega, miks neid peab siin kohaga hakkama muuta ja seda ma arvan ka, et volinikul, kui tal on soov osaleda nendes komisjonis, siis vähemalt võib proovida seda soovi täita. Alati ei ole võimalik, kui tõesti kõik 21 ütleme, et ei tahaks kõik hariduskultuuri komisjonis, siis ei ole võimalik, aga kui Artos vastaks avaldus soovi olla eelarvekomisjonis, revisjonikomisjonis, see on väga normaalne, et opositsiooni esindajal on revisjonikomisjonis, ma olen aru, et seda ei taha. Ma nüüd täpsustan, et ega meil opositsiooni ei ole ja ei tule ka. Et see lihtsalt on. See tähendab seda, et juriidiliselt mitte kuidagi ei ole meil selles volikogu koosseisus opositsiooni, et see lihtsalt on fakt, et ärme nüüd sinna taha nii-öelda külgoe. Ja eelmine kord valiti komisjoni koosseisus täpselt samamoodi, et komisjoni esimees tegi esitise ja nii see täpselt oligi. Ja Koks ütleb ka seda, et mitte nii-öelda isiku sooviavalduse alusel ei käi komisjoni koha saamine, vaid tõesti kokkuleppel valimisnimekirjad. Nii see on. Olen nõus eelnevalt tehti täpselt nii, et komisjoni esimees ütles kandidaadi. Seekord saadeti, see komisjoni esimees saatis ju kandidaadi koju meile kätte, sest meil tuli ju nimekiri koju, kes on hariduskultuuri komisjoni liikmed. Üks oli jälle kuulda. Ja valimisnimekirjad ei ole ka käinud koos, meie nii- öelda koos plaanist ei ole olnud. Nimekirja saab ja täpselt ma siin juhtida tähelepanu, eelnõu number 224, mis on meie koju saadetud. Koosseis on Tambetsova, Jüri Hansen, Käpli Kiim, Kanneli Tunda, Madis Randaru ja Kuno Tiitus. Ja üks on Laavasi koht. Et miks siis selline eelnõu välja saadeti, kui tegelikult käiakse välja teine nimekiri, et miks siis nüüd saata lihtsalt tühjad kohad? Jah, oleks normaalne algi tühi ja komisjoni esimees koha peal ütleb, kes on. Et mina lisaks ka asja, et jälle revisjonikomisjoni esimees on ainus, kes ei saa öelda, keda ta soovib võtta, keda mitte. Isegi siis, kui personaalselt mõned isikud ei meeldi või ei sobivad, siis ainult, kus ma saan väljendada see läbi salajase hääletuse oma arvamuse selles suhtes. Nagu valge paresed selles osas. Õiguslikult on niimoodi komisjoni esimees teeb ettepaneku esindiseks, ta teeb seda enne istungil, mõlemad on lubatud. Komisjoni esimees tegi suulise esindise, üks ettepanek Tõnu Aavasalu ei ole nõus komisjoni minema. Ma äkki siis pakub sinna uue inimese ja kas arvab, ongi okei, et me saadame ühe nimekirja eelnevalt, miks siis see oli seda vaja nimekirja üldse saata, kui tegelikult neid inimesi ei taheta selle mina ei tee eelnõu
miks saadeti selline eelnõu välja, mis jälgide segamine see on või ma ei saa aru, miks ei võiks saata siis 2 nime ja ülejäänud on tühjad? Mis annab sellest? Komisjonidega ja eelnõudega on olnud otsast peale suur segadus, et enne eelmist istungit nägid minu silmad eelnõud, mida ei olnud ka keegi näinud, kus oli ühe teise komisjoni osas hoopis teine koosseis, nii et nii see paraku on, ma ei ole ise ka lõõmus sellise seisu üle, aga see nii-öelda patiseis komisjonide osas tuleb ära lõpetada ja kinnitada koosseisud, mis meie eelnevalt vastu võetud otsusele vastavad, mis on 7-liikmelised ja volinikel on õigus komisjoni kuuluda, aga paraku ei ole õigus neil valida komisjoni kuhu. Panen eelnõu number 202 ja ei pane. Minu käest ei ole keegi küsinud, et nimesid enne. Kuna täna loobus, siis ma teen ettepaneku volikogu liikmele Tiit Kruusimäele, loodan, et sa oled nõus hariduskomisjoni, haridus- ja kultuurikomisjoni puhul. Igal juhul. Aitäh. Panen eelnõu number 224 hääletusele, kes on selle vastuvõtmise poolt, palun käe tahata. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 4 erapooletut. 5 vastu lükkas 14. Tõstame palun vastu hääled uuesti 2, 3, 4, 5 vastu, 9 ja 12 poolt hääl. Sellega on see otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt number 3, Põhja-Sakala vallavolikogu eelarve ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine, eelnõu number 225. Ma olen teinud selle eelnõu tegelikult eelmiseks volikoguks ja siis ei läinud ta menetlust. Nüüd selle uue 223 eelnõu raames mul pean jätma 7-liikmelise ja jätan endise koosseisu kehtima. Jah, kui võib, mina jälle teen siis selle tehnilise paranduse ja see on siis, selle vana otsus võtta. eelmine koosseis jääb kehtima, komisjoni jääb see tehtud. Kuidas? Vana otsus ei kehtima. Mis sa seal kehtetuks tunnistasid? Mida see kehtetuks tunnistab? Jah. Sama nimekiri. Sama nimekiri. Sama nimekiri tunnistad kehtetuks ja nimetad sama nimekiri. Jaa, aga ma siis meil lõpuks. Mis siis on? Lõpuks jääb. Mis juriidiline nüanss see on? Kuula siis. Aga räägi. Et meil ei ole vaja ju, et meil on mingi eritüübilised, mis lõpuks meil seda vastavust enam ei ole ja on uuesti kinnitatud koosseis. Nii et ühesõnaga ettepanek siis täiendada seda punkti 2 ja tühistada vanast otsusest punkt 1, 2. Panen hääletusele, kes Aga kas nüüd on Kes sõna võtta? mul on väga võtta see eelnõu maha võtta. Mis siis on? see panna, Ja siis on see panna õige. aga komisjon jätkab. Ja siis. Üldse selle läheb siis. Ma juhisin veel kord tähelepanu sellele, et sellest samast, mida me rääkisime, et täpselt, et see, kui see otsus kehtib samasugusel kujul edasi, siis seda otsust ei ole vaja muuta. Ehk siis levib ettepanek. Aga minu küsimus on ka selle kohta, et miks saadeti välja eelnõu number 225 sellises koosseisus, et jälle sama küsimus nagu eelmisel. ja täpselt samamoodi vastangi, minu silmad seda enne ei näinud. Et nii see enne eelmist istungit ka oli.
nii et siis tegelikult tuleks toetada seda Lembitu ettepanekut, et võtta see eelnõu hääletusest maha, kuna eelmine koosseis on täpselt sama, mida me hääletama. Eelmine otsus, ühe otsusega kinnitati kõik koosseisu korral. Nüüd tuleb kõikide komisjonide kohta eraldi otsus, et kui mõnda komisjoni on vaja muuta, siis me ei pea muutma seda tervik eelnõu, vaid muudame konkreetse komisjoni koosseisu. Nii on igal juhul nagu kuidagi loogilisem ja õiguslikult korrektsem. Praegu ei saa arvutada sellest probleemist. Sarnase juhtme võib edasi, kui me ka nii teeme, siis jääb sellest eelmisest üks punkt sellega teeme komisjon ja kui on seda vaja muuta. Kui ma ei tea, mis mõttes see nagu parem on kuidagi. Lihtsalt on määrata komisjoni, kes on meil olemas, täpselt samad inimesed. Mõnikord need õigusasjad ongi. Ma arvan, et on siiski selge, kui me samas asjad ei kehti kaks erinevat otsust, ühes üks punkt ja siis teine ülejäänud osas, et panen siiski kõigepealt ja pooleli panna hääletusele siis Kertini ettepanek. Endal on kiire repliik, et juriidiliselt nimetataksegi seda lepingu uuendamine. See volikogu otsuse vastu võtnud ole just lepingu kohta. Nii, kolmas katse. Punkt 2 eelnõust number 225 täiendada punkti 2 otsuse number 13 punkt 1.2 ühistada kehtetuks. Kes on selle ettepaneku poolt, palun käesolevat panna. Kes on vastu? Kes on erapooletud? 3 vastu, 2 erapooletud, 16 poolt häält. Ja nüüd sellel uuendatud kujul siis panen hääletusele eelnõu number 225 eelarve ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine, kes on selle eelnõu vastuvõtmise poolt, palun käesolevat panna. Äkki oleks pidanud enne ühte parandusettepanekut hääletama? Hääletasime. Ei hääletanud, hääletasime ainult punkti 2, aga punkti 1 toimus muudatus. See ei ole parandusettepanek. Kustutas lihtsalt komisjoni esimene ainuõigus on teha koosseisu ettepanek, seda ei saa parandada. Poolt või vastu. Proovime nüüd vahepeal segadust vältida ja uuesti kättesta, kes on eelnõu number 225 poolt, palun käesolevat panna. 15 poolt, kes on vastu? 3, kes on erapooletud? 3. Sellega on eelnõu number 225 vastu võetud. Palun korra täpsustada sõna siiski, et tuleb ära sinna, kui te hääletasite eelnõu number 225 ja parandasite selle teist punkti, aga esimest punkti ei parandatud. Et siis... Selle parandas Lembit, kes on komisjoni esimees, kelle suulise esindise asemel on punkt 1 komisjoni koosseis. Lembit parandas, ütles, et ta jääb selle 7-liikmelise koosseisu juurde. Seda ei pea üle hääletama. Ei olnud päris 225. Päevakorrapunkt number 4. Põhja-Sakala vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine. Eelnõu number 226. Sotsiaalkomisjon siis on järgmises koosseisus Sele Soop, Elle Leis, Romeo Mukk, Marlen Silm, Merit Laan, Malle Vaher. Enam-vähem on kõik samad välja arvatud siis, et Merit Laan on jõudetud. Ja kui oleks ka mõni komisjoni või volikogu liige avaldanud soovi, kindlasti olekski tema sinna komisjoni pannud, aga praegu on siis sellises koosseisus. Kohad täisavad. Aitäh, saame ka koha peal veel küsida, kas on soovi volinikel, kellel ei ole hetkel komisjoni kuuluda sotsiaalkomisjoni. Lihtsalt ei ole, nii. Siis mina teen ettepaneku parandada eelnõu punktis number 2 ja täiendada seda siis see, et tunnistada kehtetuks 30. novembri 2017 otsuse number 13 punkt 1.4. Panen Kersteni ettepaneku hääletusele punkt 2 parandada.
kes on selle poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Kes on erapooletu? 1 erapooletu ja 20 poolt häält. Panen siis hääletusele eelnõu number 226 tervikuna komisjoni esimehe esitatud koosseisus, kes on sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamise eelnõu poolt, palun käega märku anda. Kes on vastu? Kes on erapooletu? 1 erapooletu ja 20 poolt häält. Sellega on see otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Põhja-Sakala vallavolikogu piirkondliku arengukomisjoni koosseisu kinnitamine eelnõu number 227. Mina teen nüüd komisjoni esimehena ettepaneku, et me täna seda komisjoni ei kinnitaks, tulenevalt asjaolust, et Kalev Senkus on vallavalitsuse liige ja soovin võimaldada Reformierakonnal teha uue liikme, välja pakkuda uus liige sellele kohale ning vajadusel on võimalik osaleda siis ka volikogu liikmetel, kellel ei ole komisjoni kohta. Saame ka kohe küsida, kas oleks kohe soovid kuuluda komisjoni või oleks kohe Reformierakonna poolt Mina ei räägi Reformierakonna eest, ülisundib räägib. Mina ka ei räägi. Seda peab jälle rääkima. Siis ei olegi rääkida. Aga lükkab edasi. Ma aru saan, et hetkel ka seesama olukord päästab, et sotsiaalkomisjon saab kokku tulla nii nagu vana on. Vabandust, just piirkond arengukomisjon. Et teen järgmiseks me ei saa seda... Ma ei tea, on see juriidiliselt korrektne? Sellest ma jään praegu. Vana koosseisu kinnitamise otsus ja kehtima. Ja uus tuleb järgmisse... Ja me ei pea siin osas hääletama. Praegusel juhul ongi, ma räägin siis veel kord, kui me oleks esimese otsusega vana otsus ära tühistanud, siis enam meil ei oleks piirkondliku arengukomisjoni. Meil oleks ainult komisjoni esimees ja aseesimees. Aga praegu, kui me Ele tegi selle muutuse, siis meil on vähemalt komisjon olemas, et saab töötada. Ja see kehtima eelarve komisjoni punkt ei tohti teama kehtima. Seal meil ei olnud segadust komisjoni koosseisu. Väga segadust. Komisjoni esimees tegi seal ettepanekus süsteemi toomast. Kui Jüri Hansen omab varem informatsiooni, et Kalev Senkus ei tohi komisjoni kuuluda, siis oleks nüüd samamoodi varem infot avaldada ja mõelda uut kandidaati, miski tuleks seda takistada. Mina piirkondliku arengukomisjoni oleks kandidaati. Meil ei ole sellist seaduse ütlesma otseselt keelt, et meil valitsuse liige või ametnik tohi komisjoni kuuluda. Me peame ikkagi arvestama sellega, et kui me komisjoni moodustame, siis eelisõigus ikkagi volikogu liige. Ja kui Kalev nüüd ettepanekused välja tuleb, siis saab volikogu liige oma õigust kasutada. Küsin, et minu arust ma olen õiguskantsleri hinnangu lugenud, et valitsuse liige tohi osaleda. Ta ei ole. See on seaduse vastu. See on meie healepingust lähtunud, mis on inimatud. Volikogu liikmel on õigus osaleda komisjonis, seadus reguleerib seda mitmes komisjonis, on see teie otsustuspädevus. Täpselt samamoodi, kuhu komisjoni keegi saab või ei saa, see täpselt samamoodi teie enda otsustuspädevus.
peatada eelnõu 227 või? saab edasi minna. kui komisjoni esimees kandidaat ei esile, siis ei saa teha Lähme edasi. Kristi, kui tuleb sinu komisjoni esimehe poolt ettepanek, et sa soovid Kalev Keskusi välja vahetada kolme erakonna liikmega, siis me peame seda hääletama. tegi ettepaneku katkestada selle menetluse, et selgitada välja, kes sinna nimekirja kuulus ja keda ta esitab. Panen hääletusele komisjoni esimehe Eve Soopa ettepaneku katkestada eelnõu number 227 lugemine. Kes on selle ettepaneku poolt, palun käega märku. Kõik on poolt 21, sellega seda eelnõu täna sellisel rohkem ei käsitle. Päevakorrapunkt number 6, Põhja-Tarkala vallavolikogu 21. detsembri otsus number 22, Põhja-Tarkala vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni moodustamine ja muutmine, eelnõu number 222. mis ikka, et ütlen nüüd, et 3 liikme asemel 5, et selles suhtes, kuna me oleme kõige väiksem komisjon ja loomulikult on üks probleem ka, et kui me oleme 3, siis me peame leidma sellise aja, et kõik 3 liiget saaks kohal osaleda. Selles suhtes, nüüd on 5 selles suhtes. No nüüd on selles suhtes, nüüd saab, kui keegi puudub, siis ei ole midagi nii hullu. Kui 3 puhul keegi puudub, on kohe 1/3 puudub, aga nüüd on 1/5 puudub. Selles suhtes, et siis mõnikord on niimoodi, et revideerinud asutusi, kus on revisjonikomisjoni liige seotud, näiteks Turku Ehko, kus on taandavad kõik nõuete pärast, et protokollis olemas, et taandavad küsimustest revideerimisel, siis on see, et mõistlik oleks ka suurendada, et olla võimekas, sest oleme tublid, aga tahaks veel tublimad olla. Selle panna, siin on punkt 2 täiendavate liikmete kohta, et kõigepealt siis ettepanekud täiendavate liikmete kohta. Palun, peaaegu aegselt. Teen ettepaneku täiendavaks liikmeks nimetada Tõnu Aasalu. Jaa, veel ettepanekud. teen ettepaneku esitada täiendavaks liikmeks, kes te tahate. Loome oli enne käsi küttisega. Ma teen ettepaneku Rannalt Pastak. Aga ei ole teen ettepaneku ise ära. Rannalt Suva. Kas on veel ettepanekuid? Kas kõik, kelle nimed on nüüd kandidaatidena kõlanud? Kas te olete nõus kandideerima komisjoni liikme? Tõnu on nõus olema kandidaat, Rannut on nõus olema kandidaat. Siis on meil nimekiri nüüd 4 liikme kandidaadiga 2 kohale ja revisjonikomisjoni liikmete puhul ja vajame siis häälte lugemiskomisjoni. Palun ettepanekuid häälte lugemiskomisjoni. Seekord ütle niimoodi, tavaliselt olen mina, aga seekord mina tahan praegu puhtaks mõistuspiraatus. Ootan järgmise ettepaneku. Mina teen ettepaneku Kristi Taane ja Rusimäe ja võtab jällegi siis kõrvalt äkki Kaie Tooma. Mul on ikkagi üks ettepanek, et ma tahan oma persooni kandideerimist. Et jääb 3. Ma võtan tagasi oma kandidatuuri. Kas häältelugemiskomisjoniga koosseisus Tiit Kruusimäe, Kaie Toobal ja Kristi Taane ollakse nõus? Hääletama ei pea. Siis lubame häältelugemiskomisjoni tööle minna, et sedeli edasi. Teeme vaja.
täpsustan siia veel juurde, et igal volikogu liikmel on 2 häält.
kes on vastu, kes on erapooletud, 3 erapooletut, 5 vastu ja 13 poolthäält. Sellega on eelnõu number 222 vastu võetud. Päevakorrapunkt number 7 on kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tuleneva loataotluse menetlemise toimingud 2019. aastal aruande esitamine. Nii nagu iga aasta on meil see aasta esitada aruanne, et meil siin praegu on hetkel ees täidetud aruanne, et see on meile rohkem sellise informatiivse punktina, et volikogu peab olema sellest informeeritud, et kokku meil siis on neid varud 2 menetlusvarve olnud ja sellise volime ka siis ära saadame, mis meil küsiti ministeeriumile. See on info volikogule teadmiseks, siin ei ole meil midagi otsustada. Ja sellega on tänane... Ja palun. Mina teen ettepaneku siis, kuna Arnoldil ja Tõnnul ei ole praegu komisjoni, teen ettepaneku osaleda piirkondliku arengukomisjoni komisjonis. Aitäh pakkumast, aga loobun. Me ei saa seda vastu võtta, sellepärast, et seal on lähtuvalt leppest Reformierakonna koht. Ma teen sellisel juhul ümber terve komisjoni, kuna minu komisjoni esimehena on see õigus olemas ja tänase päeva seisuga komisjonis on rohkem kogukonna hääle esindajaid kui koostöö